Hääled puhtaks ja. Hääled puhtaks ja. 1-2. No nii, aga. Rock and roll. Rock and roll, jah. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 331. episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Priit Liivak ja koos minuga stuudios täna Erik Jõgi. Tere Erik, kuidas sul läheb? Tervist, läheb põnevalt. Teen professionaalselt esimesi samme agentidega. No võt siis, meil on viimasel ajal nii palju AI episoodi olnud, et noh, sealt saad kindlasti kõvasti infot juurde, eks. Aga noh, lisaks, et me võime varsti ennast ka AI podcastiks vist tituleerida, et juba meil seal Discordis käib erinevaid meeme, et kas järgmine episood on ka AI. Et päris hull on. Kuidas sul läheb siis selle agentidega? Mitu sul neid on juba? Ma esialgu piirdun nagu, või noh, ütleme siis nii, et siukse paranoilise inimesena hoian neid lühikese lõua otsas, et aga tänane teema tundub ka põnev olevat, et kuidas neid nagu veel lähemal endale hoida. Aga eks vaatab, aga ütleme siis nii, et kui neid kontrolli all hoida, siis nad teevad väga head tööd. On praegune lühikokkuvõte. No võt, täna meil ongi tegelikult, meil on plaanis rääkida täna Allani keldrist üldse, et kas see jutt ka tehisaruni viib, et no päris kindlasti viib, sest Allanil on nimelt siis keldris mõned kastid, kus sees elab päris mitu suurt keelemudelit, millega ta neid toidab ja kui hästi selline kodufarm siis ka koodi kirjutab, et sellest siis täna räägimegi. Külas on meil täna Nortali Eesti tarkvaraarenduse juht Allan Bernard. Allan, saame hästi kiiresti tuttavaks ka, et sa ühe korra oled meil juba ühes episoodis käinud, aga see oli päris mõnda aega tagasi. Tere. Mina olen siis Allan, jah, hetkel olen Nortalis olnud juba 6 aastat, saab varsti täis. Ja viimane kord rääkisime Kristo Vaheriga koos XD teemadel, mis oli natuke selline rohkem tööalane vestlus, aga täna siis räägime jah minu keldrist. Ehk siis arvutite ja IT-entusiast olen ma olnud varasest noorusest, nagu me kõik. Aga siis sellise kodulaborlusega ja sellega ma olen viimased 20 aastat tegelenud erinevates vormides. Ja kui ma hakkasin endale maja ostma, siis ma ekstra vaatasin, et majal peab olema kelder, kuhu saab teha serveriruumi, sest et peab olema. Ja remondi käigus sai sinna veetud ka üle 2 kilomeetri Cat6 kaablit ja väikesesse majja. Ja siis ka fiiberoptikat, et nüüd peangi ühe fiiberoptilise kaabli veel välja vahetama korruste vahel, sest enam ühega ei saa. Aga jah, et see infrastruktuuri ja selline taristu teema, et ma ise ei ole küll nagu võrgu administraatorina nagu kunagi töötanud või see ei ole olnud mu leib professionaalselt, aga sealt see kuidagi alguse sai nende võrkude ehitamisest see huvi. Ja siis see AI asi tekkis sinna hästi loominguliselt ja loogiliselt juurde, et tegelesin kunagi, kui oli noor sellise asja nagu SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Mingil hetkel SETI arvutitega kaevandasime natuke ka Bitcoini, kui ta tuli, et oli siuke huvitav, aga seda väga ei viitsinud teha. Ja siis kuidagi, kui oli aru saada, et nüüd päriselt ka saab keelemudeliteni minna, sest et need teemad olid füüsika seal taga ja matemaatika oli teada ju 80ndate algusest sisuliselt, et difusioonimudelid, kuidas nad töötavad. Siis ega ma sellega hakkasin ka suhteliselt kohe, kui võimalik vähegi oli 2015-14 kohe katsetama ka, eksperimenteerima ja enamik sellest, millest me täna räägime, et kui ma peaksin praegu soovitama nagu inimestel midagi nagu teha, siis ärge tehke. Mina olen kõik selle riistvara ostnud enne, kui see 20 korda kallimaks läks. Aga natuke ma räägin ka võib-olla, et kes tahab nagu katsetada, et mis praegu need head sellised taskukohasemad variandid on, et
ma ei tea, see ei olnud minust, see oli rohkem nagu juba teemast. No jaa, tundub, et see kast seal keldris natuke defineerib ka sind täna, et kindlasti. Kui sa sinna nii omajagu aega pühendad. Aga räägi sellest, mis sul siis täpselt on seal? Et no me saame aru, et terve hunnik kaablit on ja siis on mingisugune kast on seal on ju. Aga et kas need on päris nagu räkid või on mingid väiksemad punnid, mis sul täpselt on seal? No jah, tegemist on, seal on, neid projekte on aja jooksul nagu nii palju, et see selline kodulaboriga tegelemine on selline nagu jäneseurg, et kui sinna sisse minna, siis sinna läheb järjest sügavamale ja ettevaatustee käija teed on siin reetlikud, kes tahab sellega tegelema hakata, et sinna võib väga sügavale sisse minna. Nii-öelda põhiosa sellest, mida ma igapäevaselt kasutan praeguseks, on juba selline räkitav enterprise riistvara, mis on kõik ostetud kuskilt järelturult, ehk siis suured ettevõtted on sellest loobunud ühel või teisel põhjusel. Ja siis mina olen selle ühel ja teisel viisil omandanud. Välja arvatud siis võrgu põhiosa, mis mul on Ubiquiti põhine. See on mul ostetud nii-öelda kaasaegne või uus, ehk siis see ongi kohe selline esimene asi, et see põhivõrk või see põhitaristu, mis kogu seda, see liim, mis kõike seda koos hoiab, et see pigem võiks olla korralik, sest kõik probleemid, mis sealt tulevad, need võimenduvad nagu nii palju ükskõik milles, mida sa üritad kodulaboris teha, aga et see põhiosa on selline räkitav enterprise gear. Mul on praegu töös on 3 erinevat klastrit erinevatest seadmetest täiesti eri funktsiooniga ja see AI klaster on siis nagu üks nendest, kus mul siis need keelemudelid peal jooksevad. Ja lisaks sellele 3 klastrile on selliseid, ütleme 10-15 erineva spetsialiseeritud funktsionaalsusega masinat. Aga räägi numbritest ka, palju seal siis GPU-d ja kettapinda on ja palju sa seda RAM-i suutsid kokku kuhjata enne kui see kalliks läks? Okei. Põhiline klaster, kus mul põhiosa asju jooksevad ja kus jookseb ka nii-öelda mu enda kodustack. Seal on kokku terabaidi kanti rammi. Oota, ma küsin korra üle, et 1 terabait rammi, see on nagu kuidagi ühes masinas või jagatud siis või kuidas see? Ja, et kõige suuremas masinas on 0,5 terabaiti, 512 giga rammi on siis mu core siis andmelao keskmasinas, milleks on Trunasi server. Füüsiliselt see masin on Oracle Exadata X6 server, mille ma ostsin Poolast. Ja ma isegi ei kujuta ette, kus sa leidsid selle serveri? Lihtsalt Poola odavad serverid? Euroopas on päris palju refurbiga tegelevaid ettevõtteid, Eestis on ka refurbiga tegelevaid ettevõtteid, kui suured ärid, nii Priit kui Eerik mõlemad teavad, et LHV ka ei hakka tegelema sellega, et müüa jupphaaval mingeid vanu servereid kuhugi kellelegi, selleks on teenusepakkujad, kes tulevad, rebivad selle vana kasti räkist välja. Panevad hästi suure magneti sinna kõrvale ja enam-vähem panevad uue kasti sinna asemele ja mis nad selle vana kastiga edasi teevad, see ettevõtet väga enam ei huvita, seal on teatud nõuded, andmed ei tohi kaasa minna, kõvakettad peavad olema hävitatud. Aga tavaliselt need kastid jõuavad siis läbi erinevate selliste taaskasutajate või refurbish firmade siis uuesti järelturule põhiliseteks ostjateks on väikeettevõtted või siuksed väiksemad majad, kes siis päris seda kõige uuemat riistvara ja tuge ei vaja. Aga kes otsib, see leiab selles mõttes, et kui hakata otsima lihtsalt Google'i otsinguga refurbish server gear EU ja nii edasi, siis neid kohti on nagu palju ja nagu ma alustasin, et teekäija ole palun ettevaatlik, teed on siin reetlikud, et see jänesurg võib viia väga sügavale. Ma näen, Priit saab juba guugeldama, et ole ettevaatlik. Ja
noh, ma Exadataga tahtsin kogu aeg nagu mängida, ma tahtsin näha, mis on see Oracle maagia, mis nad seal taga teevad. Sain selle serveri kätte, loomulikult sellega ei tule kaasa väga kalleid Exadata litsentse ja ilma Exadata litsentside ja Exadata tarkvarata on ta lihtsalt äge server. Ja siis sain natuke seda riistvara arhitektuuri seal näppida ja otsustasin sinna TrueNAS-i peale laadida, mis on siis faili, kes teab, mis on Synology, et see on sarnane, aga open source ja saad ise hostida ja majandada. Ja kuna TrueNAS baseerub failisüsteemil nimega ZFS, millel on suurepärane, ma ütleks, cache imise ja andmete soojana hoidmise süsteem, siis see cache väga palju saab benefit'i sellest, kui tal on palju RAM-i. Ja see on see põhjus, miks Exadata server seal on. See on see põhjus, miks selle Exadata serveril on 512 giga RAM-i, sest et põhiandmehoidla, kus on, ma ütleks 300 terabaiti mul kuskil kõvakettaruumi. Ehk see 300 terabaiti on pöörlev rooste, spinning rust, ehk siis tavaliselt pöörlevad kettad, mitte SSD-d või midagi sellist. Ja just siis see hästi suur kogus RAM-i, ZFS-i, LARC ja cache'i näol teeb selle, et kui see server on mõnda aega töötanud, siis sa üldse ei saagi aru, lihtsalt see 512 giga RAM-i on piisavalt, et kõik, mida sa igapäevaselt kasutad, enamik faili oleksid soojad. Perekond saab aru alati, kui serverile on mingil põhjusel restarti tehtud, sest tulevad kommentaarid, et mingil põhjusel Plex on aeglane või mingid asjad jälle ei lae, siis tuleb nagu öelda, et oot, et küll tuleb, et las cache jälle täidab ennast. Aga muud asjad ja siis ülejäänud see terabait tuleb kokku siis erinevatest masinatest, kus siis on siuke vahemikus 32 gigast kuni selline 256 gigani RAM-i klastri erinevatel nõudidel põhiklastris. Et kokku on siuke terabaidi ringi seda RAM-i. Ja kui nüüd see AI klastrini jõuame, palju seal küljes on siis? Vähe. AI klaster, kui sa ei taha offload ida CPU peale, mida sa tavaliselt ei taha teha. Ja on mudelid, mida saab täiesti joosta CPU peal, sa saad ka need väga suured keelemudelid, mis on mingi DeepSeek R1 kõige suuremad mudelid, saad täiesti tööle, sa saad ilma GPU-ta lihtsalt selle muidu on ta siis GPU mälus? Jah, et võt siin ongi see esimene asi, et kes tahab ise katsetada, et nende RAM-ide mõte ongi, et see on nagu selline vale arusaam, et sa lokaalset mudelit pead jooksutama nagu GPU-s, et ei pea, sa saad CPU-ga ka teda jooksutada. Sellepärast need MacBookid olidki nii popid, et need suure RAM-iga MacBookid, millel on hea CPU, et nad jooksid CPU-s nagu seda mõtled? Ei, sellest ma ei räägi praegu, et selleni me veel jõuame. Okei, väga huvitav. Ma saan nii palju targemaks, ma täna tundub. Et täiesti tavalised consumer CPU-d, mis iganes sul on, kõige peale sa saad need kõige suuremad mudelid käima. Kui seal on piisavalt, ei pea olema see videoram, see võib olla see tavaline süsteemi operatiivmälu, 256 giga RAM-i suudad endale kokku kraapida, DDR3 kas või mingit vana serveri risu. See läheb seal peal käima, aga ta töötab väga rõhutan väga aeglaselt. Ehk siis GPU-de suur eelis ongi see, et nad on niivõrd sihtotstarbelised masinad. Ehk siis arvuti CPU on selline suur generalist. Ta on one size fits none protsessor, üks asi, mis ei sobi millekski, aga teeb kõike. Ja GPU-de disain, nende elus olemise mõte on olnud vastata kogu aeg ainult ühele küsimusele. Mis värvi on järgmine piksel? Ja seda nad suudavad teha väga kiiresti, väga palju. Ja keelemudelite osas, et keelemudelid koosnevad siis nendest tokenitest, et seal tuleb lihtsalt öelda, et hei, kuule, mis on järgmine token, palun. Sellise tõenäosuse alusel, palun ütle mulle, mis on järgmine token. Ehk siis see nagu mestib väga hästi või matchib selle GPU arhitektuuriga. See on see põhjus, miks isegi kehv GPU on oluliselt parem kui, mõõtmatult parem kui see generalist CPU.
ehk siis tulles tagasi selle RAM-i juurde, et kes tahab katsetada kõige suurema DeepSeeki mudeliga, on valmis pool päeva ootama, et oma sõnad sealt kätte saada. Noh, saab seda teha oma arvutis ka, millel on palju tavarammi. Aga tavaliselt traditsiooniliselt ikkagi seda offload imist nii-öelda ehk siis RAM-i libisemist videomälust. Seda ei taha, sest et see teeb kogu selle asja meeletult aeglaseks. Mis tähendabki siis seda, et kui sul lähed juba sinna, et sul on nüüd see selline ehitatud või põhimõtteline AI masin, ehk siis seal selle päris RAM-i kogus loeb ainult selles, et mingite failide, promptide üleslaadimine, mingi väike selline operatsiooniline cache, sõltub palju kasutajaid seal on, et nii-öelda kui ma veebiteenusena seda paneksin siis püsti, siis alla 32 giga ei paneks igaks juhuks, et kasutajaid vähe rohkem seal on. Aga need tavarammi kogused seal ei ole mingid absurdsed, et enda kasutuseks piisab seal 8-16 gigast ka, mis su Linux võtab, kui on Linuxi install või Windowsi puhul seal 16 või 32 giga. Ehk siis need GPU noded on mul kõik selline 32 giga, üks on 128 giga, kus on, mul jookseb seal Open Terminal ka taga, et kasutajad saavad oma faile Dockeris avada ja sulgeda AI abil. Aga üldiselt ta seda tavamälu ei vaja väga palju. Videomälu on nüüd nagu teine asi ja see on see koht, mis on siis väga kallis, sest et videomälu ei ole kergelt vahetatav, on videokaardi peal ja see on see, kust nagu Macid mängu tulevad, ehk siis Macil on see Unified Memory ehk nii Maci CPU. Et see võit on hoopis selles, mitte selles, et seal oli palju seda, vaid see, et see on lähedal. Jah, et Unified Memory, mis tähendab, et Macil ongi üks mälu, mida kasutavad nii CPU kui siis CPU see graafika protsessimise osa, kui see osa, mis on disainitud ütlema, hei, mis värvi järgmine piksel on ja mis on väga võimeline ütlema, mis token on järgmine. Aga sinul ei ole, kuna sul Mac ei ole, mis sul siis jookseb seal, mis GPU-d sul on? Ostsid lihtsalt tunniku neid 50-90 kokku? Oleks see vaid nii, 50-90 on mul endal oma arvutis on 50-80 ja seda ma aeg-ajalt olen kasutanud AI asjade tegemiseks, aga 16 giga RAM-iga ta liiga suur ei ole, on väga kiire, väga mõnus on seal peal asju teha võrreldes sellega, mis mul muidu on. Mul on mingisugune poisu vanemaid RTX 3090. No aga seal ka see videomälu on 24 giga on ju, et aga tohutult suur ei ole ju. Tohutult suur ei ole, aga neid saab paralleliseerida. Ja siis mul on mingi kogus Nvidia Tesla B100-sid, mis on selline 16 giga RAM-i andmekeskuse GPU. Need on siis need, millel seda video väljundit porti pole üldse küljes, üks. Jah, ja jahutust ka ei ole. Passiivne jahutus on, mis tähendab seda, et see vent, mis seal taga on, peab olema nagu korralik, et kui lauaarvutisse paned, siis põleb maha kohe ilma lisasamme tegemata, ehk siis see on kellelegi, kes on valmis tegelema selle lärmiga, mis on andmekeskuste GPU-d. Et siis paksude seintega kelder tuleb kasuks. Just, ja see oli disain nõue uue kodu hankimisel, et oleks. Ja tegelikult need Tesla Pascal klassi, mis on päris vanad juba P-kaardid, P100 ja nii, hetkel ongi nii-öelda euro gigabaidi kohta videomälu osas absoluutselt vaieldamatult kõige soodsam viis, kuidas endale suur kogus videomälu saada. 2 probleemi. Lärm. See ei ole midagi, mida sa endale koju töölaua kõrvale tahad, sul peab olema eraldi koht, kus joosta neid masinaid. Need ei pea olema räkitavad masinad, sa võid ise ehitada, inimesed on ehitanud ise jahuteid külge pannud nendele kaartidele individuaalselt, aga sellest lärmist sa ei pääse, see on esimene probleem. Ja teine probleem, mis on nii-öelda sisuline, on see, et nendel kaartidel ei ole tensor tuumasid, mis tähendab, et nad on aeglasemad ja nad töötavad väga hästi, aga see tähendab, et teatud uuemad tehnoloogia nagu VLLM nende peal lihtsalt ei töötagi.
et peadki Ollamaga lihtsalt neid kasutama ja paralleliseerimisest rääkides meil on 2 sorti paralleliseerimist, kuidas me saame suuri mudeleid videokaartide vahel ära jagada. Neid on rohkem, aga lihtsustame, et on tensor parallelism ja pipeline parallelism, et tensor on see, et ta jagabki nagu need, tõmbab kihtideks ära selle suure keelemudeli. Keelemudel on lihtsalt kaalud, ta on lihtsalt kogus tõenäosusi. Ja siis iga kiht jookseb erineva GPU peal. Iga kiht jookseb erinevat GPU peal ja tensoriga nad on tensorkooride abil tehakse seda sünki. See vajab mega suurt ribalaiust videokaartide vahel. X16, kui saad X8 töötab. Selgitad, et noobidele ka, mis X16 on. Sa mõtled PCI nagu PCI ribalaiust. Okay. Ma mõtlesin, sa räägid võrgust juba. Ei. Tensor parallelism vajab mega suurt ribalaiust ja probleem, mille otsa algajad kohe satuvad, on see, et suure hurraaga ostetakse endale mingisugune kaevandamiseks mõeldud emaplaat, kuhu läheb Oodles posu videokaarte peale, kas või neid B100-sid, tundub juba odav, aga kõik need kaevanduskaardid ja kaevandusriigid mehaaniliselt on neil see X16, see laipesa, elektriliselt on ta X1 pesa. Mis tähendab, et sul on see X1 kiirus ja tensor core'id ja tensor parallelism X1 peal on nagu tsementi läbi kõrre imeda. Et siis kõik loading läheb nii aeglaseks, et sa ei taha seda. Ja lõpuks väga halb olla ka. Jah, täpselt. Ja paha hakkab varsti. Ehk siis tensor parallelism on see, mis tõmbab need kihid laiali videokaartide vahele ja siis selleks, et mis iganes tõenäosust arvutada, on vaja hittida kõiki neid videokaarte. Ta on väga palju kiirem, kui ta töötab. A thing of beauty, nagu ütleb praegu lingua franca. Aga vanema riistvara peal ta hästi ei tööta. Vanema riistvara peal töötab paremini just nimelt pipeline parallelism, kus see mudel jaotatakse ära niimoodi, et iga videokaart on nii-öelda self-contained ja see andmehulk, mis nende vahel vahetatakse, on suhteliselt väike. Mikroteenused. Ta tõesti on nii pisike, et ta jääb seal mingi mõnesaja megabitini sekundis, mis arvestades seda, et need läbilaskevõimed on seal 8, 10, 16 gigabitti sekundis, see on midagi. Ja see nüüd töötab üle X1 ka. Ehk kui keegi tahab nende vanade kaevanduskaartidega katsetada, siis ta võib võtta vana kaevanduse emaplaadi või kaardi, osta sinna peale hunniku Nvidia Tesla B100-sid ja siis pipeline parallelismiga lasta seal mingisugused suuremad mudelid tööle. Aga seal tekivad omad probleemid kontekstiga kohe ja et nii-öelda selle konteksti küsimuseni, kui me oleme selle teema lõpetanud, siis ma lähen kohe konteksti juurde ka. Aga üldiselt, eks siis see küsimus, kuidas sa küsisid, algas jutt üldse sellest, et see RTX 3090, et sellel on ju 24 giga ainult videomälu on ja 3090 tal on tensor tuumad olemas, kui ta panna emaplaadi peale, millel on piisavalt X16 PCI siine, siis neid paralleliseerides näiteks 4 tükki ritta pannes on sul kohe 128 giga videomälu ja kui me paneme siia kõrvale, järelturul nad maksavad sellised 600, 700 kuni 1000 eurot need RTX 3090 praegu. Siukse 3-4 tuhande euro jagu videokaarti. Ja kui me siia kõrvale paneme selle B100, mis on umbes 100 eurot vist või? No siuke 150, kui maksud tulevad ka, et sa 100 vaatasid ilmselt kohe esimesed, mis eBayst tulid, need on kõik Hiinast. Ma tean, mida sa vaatasid juba. Sealt tulevad saatekulud, tollimaksud, kõik asjad juurde arvestada on siuke 125-150 euri, sõltub kuidas saad. Ehk siis need B100 on küll odavamad, aga neil ei ole seda tensor parallelismi, neil on kogu see lisakeerukus, mis on seotud selle jahutusega. Aga lihtsalt, kui me võtame need RTX ka 3090, 128 giga 4 tükki hind ja panna siia kõrvale mingisugune Mac Pro või siis Mac Studio, see hinnavahe on nagu tohutu, see on tuhandeid eurosid on see Mac kallim.
ja unified memory underperformib võrreldes sellega teatud mudelite puhul sõna otseses mõttes 10 korda. No jaa, aga no esteetiliselt see on ikkagi nagu hoopis teise näoga. See lihtsalt kokku tuleb. Mac on koledam jah, laua peal. Sa olen nõus. Mac on koledam ja no sõltub. Rack, ikkagi ilusti ehitatud rack, oleme ausad keldris. Lähed, vaatad, undab, paned kõrvakrapid pähe, ilma ei saa ruumi sisse minna, päris tunne. Sõltub, kui palju sa RGB-d sinna paned. No RGB-d saab alati panna, see ei ole mingi küsimus. Macile raskem panna lihtsalt. USB-s on, siis ikka saad panna. Nii, me rääkisime nüüd GPU-dest ka, aga asi, millest me rääkinud oleme, ma tean, et sul on päris hull võrgulahendus ka, sellest kaablitest me rääkisime, aga väidetavalt siis ka su nende masinate vahel on kui kiire ühendus, 25 gigabitti, 50. Ütleme nii, et alustame tagumisest otsast, et majas sees mul on Cat6a kaablid, need võimaldavad 10 gigabit sekundis ühendust läbi vase, lühikesed pikkused ja lühikesed ongi 30-50 meetrit. Ehk siis enamik asju majas sees on kas siis 1 gigabit või 10 gigabitti ühendus siis backplane'iga. Backplane'iks on see on selline mugavusfeatuur, et see ei ole nagu vajalik. Ei ole. Ei, absoluutselt. Mitte miski siin ei ole vajalik. Ei, no ma saan aru, et see nende nõudide vahel ilmselt on juba nagu mingi. See on ka siuke, alustame üldse sellest, kas need nõudid kõik on vajalikud, aga jah, et ehk siis ja see ühendub siis backplane'iga. Nüüd meil on 2 sorti liiklust, nimetatakse east-west traffic andmekeskuses, mis on andmekeskuse ja andmenõudide vaheline side ja north-south traffic, mis on siis üles-alla kliendi päringud ja kliendi vastused. Ja tavaliselt sa üritad east-west traffic'u hoida madala latentsusega, see on kõige tähtsam. Et ise kui ta on 1 gigabit sekundis, kui ta ping, ta peab tõesti olema nagu nii madal, nii vähe hüppeid, nii vähe VLANidest üleminekuid, kui sa vähegi suudad hoida, niimoodi, et sa suudad veel turvalisuse ja segmenteerituse tagada oma võrgus. Ja siis seal ongi see, et klastrites kõige väiksem, mis ma aksepteerin east-west trafficus on 2,5 gigabit sekundis. Et enamik on 10 gigabit sekundis. Nüüd see üks node, mida ma tean, sa juba refereerisid sellele, ehk siis see sama TrueNAS-i boks, kus on siis see 0,5 terabaiti RAM-i ja 300 terabaiti kõvaketast. See on siis ühendatud backplane'iga, milleks on Unify XG Aggregation Switch. On ühendatud siis, nimetatakse lag ühenduses, ehk siis 2 ühendust, 2 korda 25 gigabit sekundis ühendusega. Ja miks? Taeva pärast, miks? Selleks, et need filmid sinna Plexi kiiresti jõuaks, ma arvan, see ei ole see põhjus, on ju. Vaat siin ongi nüüd selles, et kuna see NAS seal, TrueNAS, pakub ICE-kasi ehk siis võrguketta ja NFS võrgu share'i targeteid erinevatele klastritele ja üks, mis on põhiline gaming related cluster, AI cluster dubleerib gaming clusterina, kuna videokaardid on mängimiseks ka head. Siis... Ja siis sa ütled, et see on AI cluster hästi tähtis tööga seotud. Ja, loomulikult. I need this, mul on vaja seda oma töö jaoks. Just. Ikkagi. Et siis seal need isegi operatsioonisüsteemid jooksevad üle võrgu. Siis, operatsioonisüsteemi storage ongi NAS-i sees siis põhimõtteliselt. Ja seda nimetatakse SUN booting ehk siis storage attached network booting. Seal on eraldi protokollid, mida saab seal teha, jällegi jänesurg on sügav, et on fiber channel ja muud teised protokollid, mis ei ole üldse tavalised TCP protokollid, mida näevad samamoodi välja kõik ühendused, aga ei ole sama, aga mul on tavaline TCP IP protokoll seal vahel. Ja nüüd ongi see, et need, kui kõik masinad on üle 10 gigabit sekundis võrgu üle fiiberoptika siis, mida ma kasutan selleks, ühendatud siis selle backplane'iga,
siis kui 6 masinat näiteks tahab saada oma süsteemi ketast nüüd, palun anna mulle süsteemi ketas. Siis jääb 10 puudu. On ja, no võt, nad kõik kunagi, see ei tööta niimoodi, et kui sul on 6 süsteemiketast, siis nad kõik 10 gigabitti pingivad, sest süsteemiketast ja sun boot imise puhul see latentsus on palju tähtsam kui see suurus. Jah, ta laeb sealt suuri asju ka, kui mingi Windows bootib üles, aga see nii-öelda sequential read ehk see järjepidev lugemine süsteemiketta puhul tegelikult ei ole nagu tavaline. Ehk nad kõik piikivad natukene erineval ajal sinna 10 gigabitti peale. Aga ikkagi, kui nad kõik korraga, cluster käima panna, gaming cluster, anname kuuma, siis on seal vaja seda läbilaskevõimet teiselt poolt. Lihtsalt, et see TrueNAS peab suutma serveerida neid kõiki kettaid nendele kõigile masinatele. Aga ma sain aru, et LinkedInis sa postitad hoopis, kuidas sa seda AI jaoks kasutad? Et seal on nagu see taustal ka, et tegelikult kui sa tahad neid suuri mudeleid testida, aga nendel on piisav suur maht, eks ole. Et kui sa tahad erinevaid asju katsetada, siis sul on vaja nad kuhugi vahepeal maha salvestada ja siis uuesti kätte saada ja ei ole mõnus nagu oodata 15 minutit, kuni järgmine asi nagu masinasse jõuab. No ühesõnaga, et kui sa kujutad ette nüüd sihukest AI klastrit ja võtame mingisuguse odavama klastrit, 3090 võib-olla jääb ka siin kuulaja jaoks liiga kalliks. Järgmine, mida ma soovitaksin, olekski RTX 3060, kuigi need on läinud juba ka kalliks, see on 12 giga VRAM-i. Ja kui 3060 ei ole kättesaadav, siis 3060 Ti, mis tegelikult on väiksema mäluga, on 8 giga RAM-i. Ehk siis vanemad sihukese 30 seeria videokaardid 8 giga RAM-iga on täiesti piisavad, et mingid mudelid lokaalselt ise jooksutada ja dubleerida vanema, odavama lapse gaming arvutina, mis iganes nagu kõrval. Aga isegi lähtume eeldusest, et seal on siis need RTX 3090 klaster, seal on mitu masinat, kus nad on. Need mudelid, mis sinna mahuvad, on selline 20-24 gigabaiti tükist, gigabaiti. Mudelitel on erinevad kvantiseeringud, see tähendab seda, et mitu parameetrit on korraga aktiivsed, kõik asjad mudelitest, kui sa lähed teemadesse nagu fine tuning, ehk sa treenid mudeli üle mingisuguseks asjaks, spetsiifiliseks asjaks. Igast ühest tekib eraldi tehis, eraldi artefakt. Ja siis lõpuks sul on näiteks seal 500-600 giga artefakte, võib-olla terabait giga artefakte, et mis sa siis teed? Paned kuude arvutisse kõigis igas 1-2 terabaiti ketast, siis paned SyncThingi tööle, et ta süngiks sul kogu aeg neid mudelid, ei, see kõik läheb väga kähku, väga jaburaks seal. Eks sa tahad neid mudeleid hoida keskel ühelt kohas koos, seal neid uuendada, seal neid sünkida, sealt neid treeninguks võtta, sinna nad tagasi panna, kui nad on treenitud. Ja siis peabki ostma maja, kus on kelder. Täpselt, sellest me alustasime ja sinna me jõuame ka tagasi. See põhjus nagu. Garaaž töötab ka, sandwich paneelidest kast hoovis, kuhu on külmavalvur sisse pandud, töötab ka. Ja võib-olla täidab siis topeltrolli jahutusena ka veel. Kuule, aga Allan, kas sa sellega koodi ka kirjutada? Jaa, kirjutan küll. Täitsa kirjutan. Et sina ei kasuta kursorit ega Claude'i, ütled, et... Kasutan. No aga miks siis mitte enda oma? Mis neil vahet on? No, ütleme niimoodi, ma toon sellise metafoori võib-olla, mis on paremini arusaadav, et kui praegu läheks elekter ära meil kõigil, siis kas nagu teie kodud jääksid tööle nii nagu ta on? Ilmselt mitte. Kellel on mingid upsi lahendused, generaatori lahendused. Kas teoreetiliselt on võimalik endale ehitada süsteem, millega sa oled täiesti autonoomne, kui võrk ära kaob? Teoreetiliselt. Suured päiksepaneelid, palju akusid, tõenäoliselt generaator. Selle kõige ehitamine, CAPEX, hanke maksumus sellel riistvaral on päris kallis. Selle hooldamine, töös hoidmine ei ole enam triviaalne väljakutse. Et sinu jaoks täna odavam, Claude on ikkagi odavam kui sinu see koduserver. Et lihtsalt ma saaksin kodus
avatud kaaludega mudeleid, DeepSeek R1 kõige suuremad asjad, Qwenny kõige suuremad asjad, kõige suuremad mudelid on täiesti võrdväärsed Anthropicu, OpenAI, Premier mudelitega. Lihtsalt see riistvara hanke maksumus, ehk seda hankida, et seda töökindlalt töös hoida, see on võimalik, aga see ei ole mitte kuidagi mõistlik, mis siis, et ma seda saaksin teha. Ehk siis see põhjus, miks lokaalsed mudelid jäävad alati kehvemaks, ongi selline, kuskilt jookseb see mõistlikkuse piir. Nüüd, milleks ma kasutan neid, on see, et me juba näeme tarkvaraarenduses ka seda, et inimeste käitumine, arendajate käitumine on hakanud nagu muutuma seoses nende AI mudelite ja teenustega. Et hetkel kogu see AI buum käib suuresti riskikapitali pealt, aga me juba näeme seda seda enshittification of services, et kuidas see töötab, on see, et üritatakse see turg ära hõivata, kõik on nüüd seotud, kõik on lukus sinu platvormil ja siis hakkab su unit economics nagu hakkab mängima, sa üritad kulusid alla saada, tulusid üles saada ja see alati väljendub teenuste, ongi inglisekeelne termin, enshittification nagu pasastumine eesti keeles. Ehk siis asjad lähevad natuke kehvemaks, hinnad lähevad natuke kallimaks ja ma juba näen seda, kuidas arendan see, et hei, kuule, mul on täna nagu mingisuguse paketi tokenid otsas, et kas sul on üle, et kas ma saan nagu kasutada. Marketplace. Ja siis hakkavad tekkima need asjad, et hommikul tahaks kähku mingid suured asjad ära teha, sest sa tead, et sul päeva jooksul tõenäoliselt saavad mingid tokenid või mingid asjad otsa, ja kõik siuksed need teemad, ma juba näen seda enda nagu psühholoogilises käitumises, arendajate käitumises. Ja nüüd mida see selline Edge AI või kodune mudel mulle annab, ongi see, et ta annab mulle teatud variatiivsust ja teatud meelekindlust ja teatud rahu teatud asjades. Ehk ta ei võistle nende Premier mudelitega, aga mitte kõiki asju ei pea need Premier mudelid tegema. Ehk kui ta on nagu 30% sellest, mida Claude Code suudab teha, siis ta on endiselt nagu 100% või 2 korda parem sellest, mida ma käsitsi suudaksin teha. Logi faile, ma suudan ise logist selle veateate üles otsida, ma suudan debugida, aga see on neetud 2000 lehekülge logi stack trace'i praegu, nagu ma ei viitsi seda käsitsi läbi vaadata. Aga samas mingi lihtne mudel, ma ei taha seda vastust kohe saada, lasta taustal nagu tiksub, aga ta annab mulle selle vastuse täpselt samamoodi nagu annab nagu Claude. Ja jah, meil on tasuta mudelid ja internet on täis nagu võimalusi, kuidas free tier'id ja kõike seda saab, et see ei olegi nagu hetkel veel küsimus selle economicsi osas. Aga see on siuke, ma ei tea, et nüüd kuidas me nagu ikka nüüd jälle kapitalismi juures nagu Karl Marxini nagu jõuame kogu aeg, aga ma tunnen nagu siuke ingliskeelse terminina, et Alla mulle tundub, et see on ju problem, et sa Karl Marxini. Ei, absoluutselt. Aga et siuke, et ma nagu inglise keeles öeldud, et we as engineers must own the means of production. Ehk siis meie insenerina peame omama tootmisvahendeid. Ehk kui ma ei suuda ise nagu kuidagi ehitada neid tööriistu, mida mul on vaja selleks, et teha oma tööd, ma ei tunne ennast hästi nagu sellises olukorras. Ma tahan olla võimeline vajadusel kehvemini, aga ehitama samu tööriistu. Aga fantaseeri korra sellel teemal natuke edasi, et kuidas sa näed, et need samad riskid, ma olen väga nõus sinuga need või mitte riskid, vaid need täpselt see hinnad lähevad kallimaks, sest on vaja lõpuks need investeeringud tagasi ka teenida. Aga et kui kõik on harjunud, kas nad lihtsalt maksavad, mitte nagu sina, kellel on see kelder, on ju, aga nagu 99% on nagu, kellel ei ole seda, nad lihtsalt maksavad või sa näed siin mingeid muid stsenaariume ka veel või kuidagi muutub see riistvara, nii nagu kõik saavad, lõpuks on, kõigil on tasuta Linux on ju ja nagu mingid asjad on täitsa commodity, et kas on ka see võimalik stsenaarium või? Aus vastus ei ole, et commodity eeldab seda, et sul on väga väike või olematu CapEx, capital expenditure, et selle asja loomine on odav. Open source tarkvara loomine by and large volunteeride abiga on odav.
kui ma ei näe suurt push'i, kuidas vabatahtlike abiga suuri mudeleid treenida, võib-olla midagi tuleb, mis on setilaadne või midagi sellist, aga see ei tööta, vaata väga pikad vahemaad nende serverite vahel treenimiseks ei tööta. Ehk ma ei näe seda, et nende mudelite tootmine läheks odavamaks. Moore'i seaduspära ehk iga aastaga tehnoloogia, või iga 10 aastaga, mis see oli, ma mäleta peast, tehnoloogia võimekus kahekordistub ja hind pooleneb, on ju. Moore'i seaduspära jääb kehtima, aga ega sellest andmekeskused väiksemaks ei lähe. Lihtsalt mudelid lähevad targemaks ja suuremaks. Nüüd minu prediction on see, et varem või hiljem, ja ma olen sisemiselt ka mõned inimestega tööl sellest rääkinud, et varem või hiljem juhtub see, et ettevõtted hakkavad ütlema, et jah, et aga meil selle kõige kallima asja jaoks raha ei ole, aga kuna sa insenerina ei taha nagu selle pealt ära minna kuidagi, see on niivõrd kasulik või mugav sulle, siis sa lihtsalt oma palgast panedki raha kõrvale ja maksadki selle kallima või parema teenuse eest. Et ise efektiivsem olla. Täpselt. Ja see läheb sinna ja et minu jaoks see nagu ennekõike on siuke kahetine, et see on nagu põhimõtteline küsimus, et ma tahan põhimõtteliselt aru saada, kuidas neid asju ehitatakse, kuidas nad töötavad. Aga ma tahan vajadusel olla võimeline offload ima mingit kulu enda rahakoti pealt ära nagu enda teadmiste peale. Okei, aga samas ma tean, et ka meie nagu uurime seda, et kuidas see arendusvõimekus siis Nortalis majas sees tekitada. Et mitte sellepärast, et see cost economics, aga siin on muid põhjuseid ka, on ju. Et kui sa teatud sektorites tegutsed, siis on nagu range, et me ei saa nagu USAsse mitte midagi saata, aga samas arendajad tahaks kasutada, on ju. Et siis tuleb see võimekus nagu endale ehitada, et kas sa näed, et pigem juhtub see, et nüüd siis sellistes ütleme IT-majades või arendusega tegelevates ka idudes tekib väike AI tuba siis serveri ruumi kõrvale või tekivad need asjad kuskile pilvekeskusesse. Et ka siin nagu see latentsus hakkab nagu mängima rolli ühel hetkel. Tegelikult võib-olla mitte nii palju, et see võib sama hästi Eesti kuskil pilvekeskuses mul olla ka nagu mingi renditud ruum, on ju, et ma ei pea seda asja ise ehitama, ise majutama, aga samas siis on veel ju olemas ka näiteks, mis on see Nvidia, see Spark, on ju, et kuubik, mis võiks olla iga arendaja laual ja teha seda sama asja, et kas see peaks olema üldse seal pilvekeskuses või majutuskeskuses või siis me ostame sellise 5 tonnise kuubiku igale arendajale lauale ja ütleme, et see on nüüd sinu AI masin. Pigem 8000, aga see selleks. Arvutitargas saab 5-ga. See on see kõige väiksem võib-olla. Kõik ostma, kõik kohe ostma, sealt saab nii odavalt. 128 giga RAM, jah? Ja, just. Et sellega Premiere mudeleid ei jooksuta, sellega sa jooksutad midagi, mis on hea. Aga päris võistlema ta ei hakka, sul on vaja vähemalt 2 sellist, mis on omavahel Nvidia N-linkiga ühendatud, nii et räägime 10 000 eurost, mitte 5. 10 000 eurot iga arendaja kohta riistvara laua peale panna. Erik võib kohe arvata midagi selle kohta, et seda on natuke palju tõenäoliselt. Nojah, aga kui sa tänu sellele, aga sinna juurde on veel see mudel ju vaja, et see on puhtalt riistvara, et see, kui sa ütled, et tegelikult või Claude'i võimekus täna on ikkagi nagu oluliselt suurem võrreldes nagu ükskõik milline koha peal jooksutatav mudel, et siis nagu tegelikult ju probleem ei olegi niivõrd väga sellest riistvaras või? Just. Ja lahendus ongi tegelikult see Codeborne'i mudel, et siis paned 2 arendajat sinna taha. Siis sa ei pea igale arendajale ostma 10 000 kaste, vaid siis seal on 2 arendaja peale, üks. Et ma ise arvan seda, et pigem nagu väiksemad ettevõtted ja startupid ei hakka endale AI lahendusi tekitama. See lihtsalt majanduslikult ei tasu ära ja startup peab liikuma natukene kiiremini. Et ei saa lihtsalt lubada endale seda, et nad seovad ennast mingisuguse riistvaraga, kui nad järgmine päev peavad pivotima kuhugi mujale, siis seda tuleb saada teha, nagu sa pead olema väga liin. Eriti praegu ma ei soovitaks startupidel minna hakata kõvasti kapeksit tegema, investorid teie peale lahkelt ei vaata sellega.
aga ma pigem näen keskmisi ja suuri ettevõtteid, et seda on nagu juba näha Kesk-Euroopas ja nii edasi, kus see HAI just suveräänsuse põhjustel praegu. Hetkel on see sama teema, mis sa Priit välja tõid, et teatud andmed ei tohi ettevõttest välja minna ja ettevõtted hakkavad vaikselt aru saama, et ei peagi minema, et kui me paneme endal mingisuguse lokaalse AI võimekuse püsti, et siis töötajad saavad 300 lehekülje sellisest salastatud dokumendist õiget peatükki otsida ka ilma seda kuhugi majast välja saatmata. Eks see on nii-öelda see madalalt rippuv vili. Kuskil käis see mingi meem, see oli küll nende Apple MacBook Prode kohta. Oli meem siis äriklassist lennukis, et see next generation, et iga selle äriklassi tooli juures on siis see MacBook Pro ka nagu, et kus sa saad AI mudelit kasutada. Täpselt. Aga reaalsus on ikkagi ka see, et see cost economics tuleb varem või hiljem mängu ja näiteks ettevõttel nagu Nortal või software house idel. Seal on töötakse salastatud infoga, aga ikkagi reeglina siukest salastatud kliendi andmeid ei tohiks üldse software house'i kätte jõudagi ja ei jõuagi. Ehk siis see probleem, et software house'ide jaoks see probleem on ikkagi see nii-öelda ökonoomsus, cost economics. Aga siin teatud idudel tekib ka see mingi IP nagu probleem, et nad tahaks enda nagu koodi just kui intellektuaalset vara nagu kaitsta, mis on sageli ülepaisutatud hirm, sest see IP osa seal on mingisugune väike, aga ka neid riskiüksuste hirme tuleb maandada, et see ka ei ole kerge. Aga mis ma näen seda, ongi see, et need lokaalsed arendusvõimekused, kui su küsimusele vastates, et nagu kas Nortal või teised tarkvarafirmad või iduettevõtted lokaalselt pigem mitte. Keskmised suured ettevõtted, kes töötavad oma dataga ettevõtted nagu LHV varem või hiljem täiesti kindlasti, ei ole mingit küsimust, tekivad need HAI võimekused just selleks, et seda proprietary datat töödelda. Ja teenusettevõtted nagu Nortal ja teised, nende jaoks on puhtalt cost economics ja see tehakse suhteliselt transparentseks arendaja jaoks, et arendaja ei saa sellest aru. Ehk ma oma koduarvutist jagan praegu mudeleid oma töökaaslastele valitud seltskonnaga, piloteerime seda, inimesed, kes tahavad, saavad ligipääsu minu klastris olevatele teatud mudelitele ja üks target siin ongi seda, et kuidas see API-kiht ja kogu see teenuskiht teha nii transparentseks, et on mingisugune automaatika inimese arvutis, mis otsustab, mis mudeli vastu ta pöördub, kas ta läheb pilve või ta läheb kuhugi mujale. Ja et see ongi sinu jaoks, sa lihtsalt arendad, sa küsid, sa saad oma vastuse nii nagu sa saad. Ja tagal see cost economics lihtsalt nagu töötab, sest see on nagu sa saad Claude'il seal agentidele, skillidele öelda, et nüüd kasuta seda mudelit. Ma saan Claude'i ühendada enda kodumudeli taha ka, et see ei ole mingi küsimus. Nii, aga kui sa ütlesid, et need kohalikud mudelid ei ole nagu ligilähedalegi nii head, siis mis seal lonkab? Kas see on nagu kiirus, täpsus, midagi muud, on nad? Kiirus sõltuvalt olukorrast võib olla oluliselt parem lokaalsel mudelil. See on üks eelis, mis lokaalsel mudelil on, sest sa ei ole rate limitinguga mitte kuidagi seotud, keegi sul piirama midagi ei hakka. Sa ei ole seotud sellega, sina tead, kui palju inimesi sul seal taga on, tõenäoliselt tavaliselt üks. Ehk siis nii kiiresti, kui ta vastab alati. Täpsus sõltub sellest, kui suurt mudelit sa mälus hoida saad ja kõige tähtsam on see konteksti suurus. Ehk siis kontekst on kõik promptid, mis on mudelile sisse läinud ja kui me räägime agentic mudelitest, siis kontekstid nagu plahvatavad. Sest iga tool calling, iga tööriista kutsumine välja, see tööriist annab mingisuguse mega kirjelduse enda kohta, et mis ma olen ja mis ma teen. Ja siis ta kutsub 10 tööriista, enne kui sa arugi saad, see kontekst on nagu väga suur. Et kui vaja, ma võin nii-öelda ekraani jagada lahti võtta ühe asja siin näidata ka viimase 5 minutiga natuke demoda, vaatame, kas töötab. Aga ma selle kohta tahtsin öelda, et see on üks caveat, see on üks asi, mida ma kellelgi, kes alustab lokaalsete mudelitega, soovitan jälgida. Ehk internet on täis inimesi, kes väidavad käsi südamel ja mingi 30 biljonit ja mis mudelid neil töötavad. Sure, muidugi töötavad, ma saan ka mingisuguse täiesti mõttetu kontekstiga mingisugune täiesti hullult kvantifitseeritud mudeli tööl. Et esimene prompt töötab.
jah, täpselt. Esimene prompt töötab, kolmandaks on juba catastrophic forgetting, on kõik ära unustanud. Nii kui üritad mingit tööriista kutsuda, on kõik korras, nagu mälu täis ja nii edasi. Ehk ärge alahinnake kontekstide suurust. See sõltub mudeli suurusest ja suuremad mudelid, näiteks 30B mudelid. Noh, kui sa võtad kontekst, mis on tarkvara arenduseks vajalik, alla 32 000 kilo konteksti, noh, ma ei arvestaks nagu mõistlikuna tarkvara arenduseks. See tundub nii vähe ju. 65K on nagu juba hea, 128K on juba seda, sa saad terve mooduli sisse laadida või midagi. 256K on siuke gold standard, et sinna ma harilikult ei läheks, et mudelid lähevad väga aeglaseks selle peale. Nüüd 32 või 64K kontekstid, need transleeruvad gigabaitideks, mis on su videomälu vaja. Sest su sisendparameetrid tokeniseeritakse või need sisendtokenid tehakse kaaludeks ära, mis peavad sellesse mudelisse mestima. Ja see, et seal on, see kontekst on 32 giga või 32 kilobaiti, see võib olla 1 giga, 2 giga, see sõltub, kui suur mudel on, kui palju tal neid kaale on. Ehk siis ärge alahinnake seda overheadi, mis teil arenduses kontekstiks vaja on. Et te peate üledimensioneerima kindlasti selle RAM-i vajaduse. Kui teil on 24 giga videomälu ja vaatad, 20 gigane mudel, te ei saa seda arenduseks kasutada. See 4 giga läheb hopsti täis ja tekib catastrophic forgetting, te ei saa tehtud midagi. Ehk siis 24 giga, 14 giga mudelid, 18 võib olla, sest et see kontekst ei ole lineaarne. See ei ole see, et 32 giga konteksti või kilo ja nüüd 32 kilo mul läks videomälu. Ei, see tõmmatakse kaaludeks lahti ja see läheb gigabaitidesse. Ehk see on see nagu probleem, mis seal tekib. Ja see nõuab sellist katsetamist, on kalkulaatorid olemas, mis seda nagu kalkuleerivad neid konteksti suurusi matemaatiliselt. Siin on nüüd see koht, et nagu matemaatika ja päriselu, siin on, kui me tuleme tagasi selle tensor parallelismi ja paik. Teavad sellest päriselust teooriat. No, lihtsalt parameetreid, mis on sinu konkreetsest süsteemist sõltuvad, on nagu nii palju, et need, sa ei saa neid kõiki defineerida ära. Kui sa kõik nad ära defineerid mudelist, sa saad nagu täpse vastuse. Aga ühesõnaga, et tegelikult reaalsus on see, et sa ikkagi pead katsetama ja pead vaatama, kui suurt konteksti ta välja kannatab, kus ta hakkab unustama, kus ta crashib, mis taga juhtub, mis ta teeb. Aga see on nagu word of warning, et see kontekst võib täis saada ja kui kontekst, et see, et sul läheb 70B mudel käima, ma sain küll käima, kvantiseerisin ta ära, mingisugune 4-kordselt vähendasin ta täpsust ja kontekstis saan 3 tähte tere saan trükkida ja mudel vastab tere sina ka. Et jah, aga see ei ole kasutus, et see ei ole midagi, millega saab arendada ja ammugi agentic arendust teha. Sa ütlesid, et sa oled seda enda mudeleid, neid asju välja ka jaganud, et kas sul on ka mingeid teste, mida sa seal nagu regulaarselt jooksutad või millega sa võrdled nende mudelite jõudlust, millega sina eelistad, sest neid teste on palju, eks ole, aga millega sina eelistad võrrelda, et kas see ongi pigem kõige parem on see arendaja subjektiivne tunnetus, et kas ma sellega nüüd tööd saan teha või on? Et hetkel küll. Et enamik meetrikaid mudelite puhul hetkel minu jaoks on kvalitatiivsed, mitte kvantitatiivsed, ehk siis tunnetuslikud, mitte numbrilised. Ma eksperimenteerin sellega, miks ma jagan seda teiste inimestega on see, et mina ise, ma olen nagu natuke intellectually dishonest nagu inimestega, kellega ma jagan seda. Et mina ise tegelikult tean või ma arvan, et ma tean. Ma olen suhteliselt kindel, et ma tean, mis mudelid töötavad, kuidas nad töötavad, mis seal on. Aga nagu ma tahan näha, mis juhtub, kui inimesed, kes ei ole mina ja ei kasuta süsteemi nagu mina, kui nemad üritavad seda teistmoodi kasutada. Võib-olla nende jaoks töötab. Või ei tööta. Ehk siis ja seal on see kvalitatiivne, subjektiivne, et hei, nagu tundus okei, on täiesti asjalik. Kvantitatiivselt ma saan mõõta üks meetrika on time to first token, mis on mudelite laadimisega seotud, parallelismiga seotud, kui kiiresti nagu Claude hakkab midagi ütlema mulle, kui kiiresti lokaalne mudel hakkab midagi ütlema mulle. See on see, kus see võrguliiklus nüüd muutub oluliseks iga mudeli vahetusega, kui 20 gigabaiti andmeid tuleb laadida ühest kohast teise kohta,
siis see võib võtta üle aeglase võrgu kuni 3 minutit aega. Ja kui sul tool nüüd vahetab 20 gigaseid mudeleid 4 korda, siis there you go, siis su wall time või coffee time siin just algas, mitte sellest, et su GPU on aeglane, vaid sellest, et su võrk nagu ei vea välja. Kuule, teeme siia lõppu ja demo ka, kui sul on midagi ette küpsetatud, et. Ma vaatan, kas ma saan ühte konkreetset äppi siit jagada kohe. Window, nii, open code. Ja on õige. Nii. Võtsin ekraanile lahti, siin on Nortalil just oli Leapi programm, oli juunioride kaasamise programm, selle oli näidisülesanne, testülesanne. Selle repo on lahti, niisugusel kujul nagu ta on. Kõrval läksin SSH-ga sisse ühte AI node'i, me siin AI node'is näeme 3 Nvidia Tesla B100, kokku 48 giga videomälu, pipeline parallelism, hetkel istuvad nulli peal, ühtegi mudelit mälus ei ole. Võtame Visual Studio Code, võtame võtame Open Code'i lahti. Open Code on siis sarnane nagu Claude Code, aga avatud lähtekoodiga. Ja Open Code'iga siis on mul ühendatud, et tal on praegu siis 30 miljonit parameetrit, Qwen 3 coder, 30 miljardit parameetrit, millest 8 miljardit on aktiivsed ja 32 kilo on konteksti sellel. Ja valmistasin ühe prompti ka ette, et lihtsalt näidata, et me oleme repo küljes. Ja vaatame, kas töötab, ma panen ta plan mode'i, et ta ei hakkaks midagi tegema. Ja prompt on selline, et palun loe see kood läbi, ütle mulle, mida see projekt teeb. Näete ise siin ekraanil, mis on näidisülesanne, mis on olulised back-endi failid. Nüüd taustal me näeme, et mudel laadis mällu ära, jagati ära 11 giga umbes igasse GPU-sse. Mudel ise on siuke 30 gigakanti, mis tähendab, et umbes 2-3 giga siit on seda, ma vaatan, kas ma saan seda tokenite arvu ka kuidagi siin, oota, ma panen selle kinni, näidata. Aha, ja hakkas toimetama. Selle all jookseb on 10 000, aga see on konteksti suurus vist. Ja, et siin ta näitabki seda, et palju ta konteksti on ära kasutanud. Või see ei ole kontekst, see on palju ta tokeneid on genereerinud. Ma just tahtsin seda konteksti suurust lahti võtta, aga mingil põhjusel ta praegu mulle ei näita seda. Aha, näed, see nüüd hakkas näitama. Ehk siis kontekstist on hetkel 0% kasutatud, et nii väikseks päringuks see 32K on nagu plenty. Ma vaatan, kas ma saan seda kuidagi mõistlikumaks, pean natukene siin tegema kogu asja väiksemaks, siis saame Nvidia SMI ka nagu. Ja taustal, mis toimub, on see, et näete, ta nüüd jagab siin nende mitme GPU vahel seda load'i ja kuna see jagamine ei ole ühtlane alati, pipeline parallelismi probleem on selles, et väga tihti, näete, järjest peab hittima GPU-sid. Ehk andmehulk, mis vahetatakse on üsna väike, sest iga GPU peal on laetud mingi jupp sellest mudelist. Aga ta on aeglane. Aga kiiruse osas jällegi, et ma panen analüüsima ta mingisugust lihtsat repot, esitan talle paar küsimust, teen samal ajal edasi Claude Code'iga midagi, kallima mudeliga ja see poiss siin toimetab. Ütleb library management system, back-end rest API. Ei, väga ilusti, need tokenid jooksid ju kenasti, tegelikult see ei võtnud ka tohutult aega. Eks ta suurema repo peal võtab ju kauem aega, aga. Jah, et. Aga kuni see siin ragistab, ma vaatan, et
et need GPU-d on, mis seal kuni 250 vatti, et palju su elektriarved siis nüüd selle pealt suuremaks on läinud, et kolleegid ka käivad seal nagu toksimas promptimas sinu agentide või sinu suurte keelemudelite pihta? Et kui siin vaatate, see 250 on maksimum, sinna ta kunagi välja ei jõua, et ta siin tiksub 40 ja 38 nagu vatti vahel. Ehk see node hetkel, seal ei ole väga palju vooluga nii-öelda optimeerimist tehtud. Ehk ta idle'ib, tühikäigul jookseb siuke 160 vatti juures, mida on palju, seda saab alla tuua, seal on asju, mida ma saan teha, et tuua ta kuhugi 80 vatti peal alla. Ja see on nüüd super mikro 1U server. Ehk siis see on energianeljane tükk. Täisvõimsusel, kui kõik GPU-d hititakse 100%, ta võtab kuskil 500 vatti seinast. Kui ma võtan normaalse kasutuse 160 vatti, aasta ringi ta töötab, 24/7 ta on sees, võtame konservatiivselt 5-10% full load'i, sest AI load ei ole siis mining või midagi sellist on ju. Aastane arve oleks võib-olla mingisugune selline 500 euri või midagi nii, elektriarve. No ma panin siia kõrvale nagu selle, et kui sa võtad ka tavalise soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi, mis talvel veel seda sisse tulevat õhku soojendab, on ju, et see on ka seal külmematel päevadel selline 600-700 vatti nagu jookseb, on ju. Ja suvisel ajal sinna 150 vatti, et ta võib ilmselt see keskmine võib-olla tuleb kuskil samasse kanti, on ju. Et mingis mõttes ka sina kohtled seda justkui nagu enda infrastruktuuri, on ju, et see on nagu sinu elu osa, on ju, et see on, ta ei ole nagu tohutult kallis elektri mõttes, et piirkonna tuled ei vilgu siis, kui sa siin promptid. Ma siin vahepeal taustaldasin, tegi planeerimise ära, leidis üles, mis on tema arvates vaja teha, ma panen ta midagi siis tegema ka. Et las kirjutab teste natuke back-endi juurde. Aga selle elektri juurde korra samal ajal tagasi tulles, et kas sul kogu selle keldri setupi, kas sa monitoorid ka, et nagu palju see tarbib sulle, et nagu kui märkimisväärne osa see ikkagi sinu elektrikulu protsent on ikkagi rohkem kui kõik ülejäänud elu vist? Kuna ma elektriga ei küta, siis jah, kindlasti. Et see on by far nagu kaugelt võtab kõige rohkem voolu kogu see asi. Aga mu igakuised elektriarved on siuksed 200-300 euro ringis, et Höövelsonil läks talvel rohkem. Just nimelt. Aga ma saan aru, et sina oma seda ruumi ei jahuta, sul seda vajadust ei ole, sul seal suhteliselt vähe, sa jahutad seda, seda, kui millega sa jahutad? Sina nägid seda ruumi, ma tean, millest sa räägid, Priit, see oli remondis või on remondis. Ehk seal on minisplit, tavaline konditsioneer. Et sa jahutad seda elektriga? Jaa, loomulikult. Et ma proovisin seda feedimist nagu, et ma viin selle keldrisse vaata seda soojuse, et kütan maja. Aga see suvel kuumenevad asjad üle, et ma suutsin, ma olen 3 korda suutnud tavarammi läbi põletada erinevatel arvutitel. Et RAM on siis kõige nõrgem lüli nagu või? Lõpuks küll, sest kõik teised asjad lülitavad ennast välja mõistlikult. Prosed ja GPU-d oskavad ennast downclockida, aga arvuti RAM, tavaram, see paneb ennast 180 kraadini ja siis kui räni üles ütleb, siis ta ütleb üles. Miski teda väga ei monitoori ka seal, natuke monitooritakse, aga eks minu viga ka loomulikult, ega siin on tooli ja klaviatuuri vahelise tihendi probleem oli see, et ei olnud pandud RAM-i temperatuurile nagu monitooringut peale. Aga talvel siis see suunamine töötab või? Vaat ongi see, et õhku ei taha nagu suunata ja see müra on nagu päris suur, et reaalsus on ikkagi see, et see minisplit lihtsalt välisosa on õues, see, mis on see tavaline kast propelleriga. Ja siseosa, mis teeb konditsioneeri, võtab niiskust ja soojust ruumist välja, see on sees ja nii ta töötab, et kütab välisõhku. Aga mis on hea on see, et
noh, jahutus on niivõrd efektiivne protsess alati nendel minisplittidel, energia efektiivsem kõvasti kui nendega kütmine. No nii, kas see nüüd siis palju teste juurde tuli? No midagi ta on siin kirjutanud, ta siin veel toimetab, näed sa. On öelnud, et ühte backend faili modifitseeris ja. Kuni 20 rida juurde sinna. Ei, 200, üle 200 read. Võib korra vaadata, et mis see on, mis ta siin kirjutas. No nii, aga kui me tänase jutu kokku võtame, siis loo moraal on see, et ärge nagu eBay'sse P100-sid ostma minge mitmel põhjusel, see ei ole kõige efektiivsem, aga teisalt see võib lõppeda sellega, et te veedate aega hästi palju oma keldris, kus tuleb siis neid ka kuhugi paigaldada, kuskile räkki paigaldada, ostate võrguseadmeid ja surfate Poola saitidel kasutatud siis servereid. Et see on täiesti siis jäneseurg, kuhu pugedes tasub olla teadlik, millega tegelete, aga teisalt samas saab nagu mingid uksed loob teil. Ma ei kahetse hetkegi sellest. No just nimelt, ja ma arvaks, et selle teine pool ongi see, et vaadates praegu tulevikku, et ei tea küll milline osa, aga mingi osa sellest kogemusest, mis sul on, võib minna palju laiemas mõttes vaja mõne aja pärast, ütleme siis nii. Kindlasti. No võt, aga tänud Allan meile külla tulemast teemast jälle rääkimast. Külalistele ütleme, kuulajatele ütleme, et vabandust, et jälle oli AI episood, proovime järgmine kord paremini. Meil on üks selline meedia episood on soolas, mis on ka küll nagu AI hõnguline, aga ei ole siis päris nagu sellest, et kuidas seda asja jooksutada ja käima panna. Millest siis loodetavasti, fingers crossed, saab kuulda juba järgmine nädal, võib-olla lükkub pisut kaugemale. Kellel on veel ideid episoodide kohta, teemade kohta, millest võiks algoritmis rääkida, kindlasti kirjutage meile, tulge meie Discordi kanalisse, sealt saate minuga kõige kiiremini ühendust ja kontakti, aga võib kirjutada ka podcast@algoritm.ee aadressile näiteks või priit@algoritm.ee aadressile. Tänud kõigile kuulamast ja järgmine algoritm taas uuel nädalal, aitäh! Aitäh!